tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädala alguses te olete ikka te olete tüdinenud, tülpinud, te ei saa aru, miks asjad ei liigu. Teile tundub, et kõik on selles rutiinis kinni, mitte miski ei muutu. Et ikka on töö ja kodu ja koristamine, lapsed, söögi tegemine, poes käimine ja jälle seesama ring. Tööle, koju, lasteaeda, ma ei tea, kuhu veel on vaja minna. Ikka seesama ja seesama ja seesama ja väljapääsu pole ja te lihtsalt olete väsinud sellest. Tüdinenud, ma ütleksin niimoodi. Te isegi võib-olla ei tea, missugust vaheldust te tahate. Aga see tundub ka üsna väsitav. Nii. Minu sõnum teile on, kohe hakkavad asjad muutuma. Siit edasi tuleb narrikaart ja narrikaart räägib uuest algusest. Siis tema järgi tuleb karikate kaart ja karikate kaart minu jaoks on alati selline pisikeste soovide täitumise kaart. Et kui te olete nüüd millalgi kunagi midagi kirja pannud ja endale soovinud, no näiteks vanasta õhtul või jõuluõhtul, siis nüüd hakkavad need asjad täide minema. Ja kuna seal ülemise rea viimane kaart on torn, torn tähendab pauku, nagu järsku muutus sellist, mida te ei osanud ette näha. Nagu midagi sellist, mis lihtsalt ühe telefonikõnega muudab teie päevaplaanid. Aga see pauk on positiivne, sellepärast, et paugu järel ehk torni järel tuleb võidupärg ja ülempreester. Et võidupärg tähendab seda, et mingisugune, ütleme, see telefonikõne tuleb teile selline hea ja väga positiivne. Te ei osanud seda oodata, see on umbes nii nagu see, et tere, olen see ja see, te võitsite loteriiga. No siis mõtled, mis mõttes nagu. No praegu me muidugi mõtleme seda, et tegemist on petukõnega. Aga see pauk teile tuleb, selles mõttes see tuleb nagu üllatus. Ootamatu uudis. Ootamatu, keegi teatab teile mingisugust ootamatust asjast. Ja kuna see on soovide täitumise ja võidupärjaga koos, siis on see, ilmselt olete endale soovinud, no soovisite lotovõitu, nüüd olete sellest saanud. Soovisite midagi muud, nüüd olete saanud. Tahtsite töökohta vahetada, kandideerisite kusagile, juba olete selle unustanud, et te sinna kandideerisite, see võib-olla oli väga ammu. Ja nüüd helistatakse teile, küsitakse, et kas te olete veel huvitatud? Ja te, mis mõttes, jaa, loomulikult olen huvitatud, jaa. Ikka lähen sinna uuele tööle, et seda ma ju soovisin, sinna ma kandideerisin. No võt midagi sellist on, see positiivne, see on nagu positiivne selline üllatus või jah, torn on küll kole kaart, aga kui niimoodi vaatad, välk lööb majja sisse ja kõik kukuvad sealt maha. Aga see, kui ma vaatan neid kaarte ümber selle torni, uus algus, võidupärg, ülempreester räägib seda, et ta on üldse natukene mentori tüüpi mees, kes tahab rahu maa peale, kes tahab, et kõik oleks rahu ja õnnelik. Vot selline, midagi sellist, maailma rahu soovib tema. Ja viimane kaart on siin karikate kuningas. No karikate kuningas ütleb nii, et hoidke oma emotsioonid kontrolli all. Tema on selline, ta ongi emotsionaalne inimene, kes on iseendaga nagu rahul ja rahu saavutanud, et tema ei taha kellelegi mitte midagi halba, tema on selles oma mullis väga rahul. Tema on õnnelik seal, kus ta on. Ja ta nagu ei kipu kusagile kellelegi nagu kohta kätte näitama, ta ei lähe ütlema, et sa tegid siin midagi valesti. Et ta on selline emotsionaalselt tasakaalukas meesterahvas. Et mis ma siis ütlen teile sellesse nädalasse kokkuvõtteks? Uus algus, soovide täitumine, torn toob ootamatud uudised, võidupärg ja emotsionaalne tasakaalukus. Oleks nagu selle nädala märksõnad, et soovin teile siis sellist rahulikku nädalat. Vaadake ringi, kus see uus algus tuleb, kuulake ära need uudised, mis on teile võib-olla üllatus. Ja tulgu teil selline
stabiilne ja rahulik nädal, olenemata tornikaardist. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.